Nüüd me oleme siin selleks siis, et teha üks küsimuste vastuste voor ja mul on tulnud kirjalikult 2 küsimust. No küsimus kohe Andrei käest, esimene küsimus. Miks reit.ee-st ei saanud Facebooki? Sul mikrofon. Reit.ee on 8 aastat vana ja selle aja jooksul on maailmas muutunud 3 turuliidrit, nii et ma arvan, sellel firmal on tulevik küll ja küll. Et meil tulevad uued projektid välja ja võib-olla 2-5 aasta pärast meil tuleb uus Facebook. Iial ei tea. Okei. Kas keegi teine tahab arvamust avaldada, miks Reitist ei saanud Facebooki? Keegi ei julge. Siis on üks järgmine küsimus. On tulnud publiku käest. Kas ja kuidas, ja nüüd valige, kes tahab vastata. Kas ja kuidas on võimalik ühendada tasuta kõrgharidust ja erakapitali senisest suuremat kaasamist kõrghariduse arendamiseks? Kindlasti se on võimalik tegelikult, kui vaadatakse, kuidas näiteks Suomessa või Ruotsissa on tehty, et see kõrgharituksella hakkab need lopputööt ja mis viimse aasta oppingut näiteks Soome, Ruotsi ülikoolit või tehnikaülikoolit teevad koos ettevõtetega ja ettevõtted muidugi näiteks Aalto University tegelikult on pannud päris palju rahaa ja ainult selles mõttes, et panevad raha siin, et saavad midagi sealt endale ka näiteks head ressurssid, midagi häid uusi ideed ja niimoodi. Et kindlasti on võimalik, vaadake ainult teisel poole piiri. Jüriga. Ma natukene jätkaksin veel selle Leideni ülikooli fenomeni propageerimist. Nimelt, kui näiteks Tartu Ülikooli taoline keskus luua, siis on tegemist õpetusega, mis pakub huvi ettevõtjaskonnale laiemalt täiesti selgelt kohe. Ja seetõttu ka taoliste programmide sisseviimise korral on üsna selge, et ettevõtjaskond on üsna heldelt valmis tegelikult ka annetuste kaudu, mitte ainult nimeliste stipendiumite, vaid ka annetuste kaudu taolist õpet finantseerima. Keegi tahab veel seda küsimust vastata? Oi, kõik järjekorras. Poisid, nii väga hea. Ma võin lisada enda poolt ka, et esiteks muidugi tasuta kõrgharidus pole olemas, et keegi ikka maksab selle eest. Aga teiseks, täna juba reaalselt tehakse koostööd ettevõtjate ja ülikoolide vahel vähemalt IT-sektoris. Vähemalt Tartus ja vähemal määral küll Tallinnas on reaalselt ettevõtted pannud seljad kokku ja aitavad ülikoolis loenguid läbi viia, ajavad oma tippspetsialiste, aitavad kujundada tellimust. Tegelikult reaalselt see juba toimub, aga loomulikult võiks toimida veel paremini. Minu teada on Pärnu juhtimiskonverentsi tegijatel käsil projekt, kuidas teha koostööd eraettevõtete ja ülikoolide vahel. Kas keegi? Oi, siin. Minu arust on Aalto ülikooli näide on väga hea, see on ka suhteliselt värske, aga seal oli üks oluline faktor oli see, et küsimus on selles, et kes nüüd siis võtab sellel härjal sarvist kinni ja teeb selle esimese sammu. Ja siin Soome riik tegi väga olulise esimese sammu, öeldes, et iga 100 miljonit, mis siis tõstetakse erasektorist, riik paneb siis sinna ülikooli fondi, see nüüd fondipõhiselt rahastatav ülikool, paneb siis 200 miljonit vastu. Nii et ma arvan, siin näiteks riik saaks võtta initsiatiivi ja sellest alustada. Aalto Garage on hea näide. Teine suund on ka see, et ülikoolide omandis on tegelikult päris palju patente, mille pealt ülikoolid maailmas teenivad päris palju raha. Google on hea näide, Stanfordi ülikool on ka täna Google'i patendi omanik ja litsentsi eest nad said $300 miljonit, mis on rohkem kui Tartu ülikooli aasta eelarve. Nii et see on ka üks suund, kus erakapital võiks panustada küll kaudselt ülikooli arendusse. I'll do it in English. I think quality is the key to everything. It doesn't matter how much we try to coordinate the private sector with the university sector. Unless the university sector can provide the quality of teaching, the quality of teaching staff,
and the quality of students that makes this cooperation meaningful for the private sector, there's no point in even trying. So I think the government should be focusing more on the quality of university education here in Estonia, which is a problem, and it's getting worse, I'm afraid, at least on the basis of what we're seeing from our neck of the woods. Kuule, põhimõtteliselt mul on tunne, et me saame ühe küsimusega hakkama, et kõik tahavad vastata. Ollel ka käsi püsti. Riik au ja kuulsus on tegelikult panustanud ülikoolide hoonetesse meeletud summasid. Tähendab, maaülikool, tehnikaülikool ehitatud tohutult hooneid, eks. Samas minu tegevusalal 2 aastat tagasi liha- ja piima maaülikoolis lõpetas 5 inimest, kellest kes 1 või 2 jäid kohe sinna kooli edasi õppejõududeks. Olemata päevagi nagu töötanud seal. Tore on, et hooned nagu kaunid on, aga nüüd võiks hakata ostma sisse tõesti õppejõudega, kellele mida õpetada. Väga huvitav küsimus tuli välja, et kõik tundsid nagu kutsutuna ennast sellele vastama. Kas on veel saalist küsimusi või me lõpetame selle paneeli ära? Tegelikult ma algselt mõtlesin, et kui kõik saavad ühe vastuse anda, et siis võiks okei olla. Kellegil on käsi? Kas saab mikrofoni sinna? Silva Tomingas, ettevõtja. Mul on selline lihtne küsimus, et maailma ärifoorumidel, ka kaasa arvatud New Yorgis, Maailmapangas, alati kui on konverentsid, esineb väga ohtralt naisi. Et need foorumid on arvamusel, et maailmas on naistel ka majandusalal midagi kaasa rääkida. Kas see on nüüd teil kogemata juhtunud või te ikka päris tõsiselt arvate, muide täna on praegu just üks võrdõiguslikkuse alane konverents Tallinnas. Et kas te nüüd tõsiselt arvate, et Eesti naistel ei olegi nagu majanduse ega ettevõtluse alal mitte midagi asjalikku öelda, et ma kohe tahaks igaühe arvamust teada, aitäh. Kas me tõesti hakkame neid vaeseid esinejaid siin piinama, kes keegi ei pidanud kutsuma? Ma võin ise vastata, et see ei olnud taotluslik. Esiteks ma arvan, et kõik naised läksidki sinna võrdõiguslikkusele konverentsile nüüd. See võib olla põhjus, aga teiseks nali naljaks. Ma ise proovisin paari inimesi ja kutsuda, kes on naised, kes on ettevõtjad. Nad ei saanud tulla kahjuks. Aga me mõtlesime ja nägime seda ette, et see kamp on natukene maskuliinne. No mis teha? Aga vastake siis. Wow. Okay, thank you. You like women or not? Of course I like women, and I'm all in favor of sharing platforms and so forth, and I put all the blame on Valdo here. So. Ja ma olen Joakimiga täiesti nõus. Ma enam vist ei saa seda sama jätkata. Ei, no minu arust tegelikult Eestis on küll ja nii palju ma tunnen, umbes igal sektoril, kus me ise tuleme, on päris tugevat naisi ka. Häid naisjuhte on, et no see nüüd, kuidas nüüd siia ei sattunud, et tegelikult on natuke keeruline selle küsimuse vastata, aga no selles minu arus Eesti on päris lähedal tegelikult sama kui näiteks Soomes või Rootsis või Skandinaaviasse, et naised ka tegelikult kõlbavad tippjuhtideks, väga palju on tugevaid suurte ettevõtte juhti ka naisi, et selles mõttes minu arust siin asia nii hullusti ei ole. Vaadates saali poole, siis tundub, et õnneks olukord ei ole nii hull, et ja näha on, et naisettevõtjad on väga aktiivsed ja seisavad oma õiguste eest, nii et ma arvan, et pole hullu. No, ilmselt ma oleks pidanud omal slaidi panema veel ühe sellise ülesande püsti, et soolise võrdõiguslikkuse volinik tööle. No mina ütlen ausalt, et mind kutsusid siia esinema 2 naisterahvast, et ma arvan, et see on lihtsalt naiselik kadedus, et neid rohkem ei ole. Aga tõsiselt rääkides, ma arvan, et tegelikult on Eestis kõik korras, et meil on väga palju andekaid naisi. Naiste roll maailmas on alati väga suur olnud ja peale teist maailmasõda olid edukamad need riigid, kus naised hakkasid rohkem nagu kaasa lööma riigi ja majanduse juhtimises. Rakvere lihakombinaati jäi juhtima õblukebond naisterahvasse, mis on lihatööstuses täiesti kogu Euroopas unikaalne.
Aitäh! Me täname kõiki osalejaid. Praegu rohkem küsimusi ei võta, sest meil on ajakava natukene maas oma esialgsest planeeritust. Võite minna oma kohale, ma ütlen veel paar asja siin enne, kui meil tuleb viimane esineja. Esiteks me suure saladuskatte all teile ütlemata, me mõõtsime ka aplausi tugevust detsibellides ja järjestasime kõnelejad selle järgi, et kes kõige kõvema aplausi sai. 3. koha, küll kahjuks mitte auhinnalise, sai Jonni Munk-Hammar. Ta ei pidanud selleks ise kohale tulema. 2. koha, ka mitte auhinnalise, aga siiski 2. koha sai Joakim Helenius. Ja võitjaks osutus siin ja saab raamatu. Ta juba sai selle raamatu. Okei, selle raamatu sa juba said. Priit Alamäe. Nüüd saad ainult au ja kiituse veel. Aitäh sulle!